Tuntud selle poolest, et ta kannab prügikasti peas, et seguneda valijatega, on poliitikapürgija, keda tuntakse kui Gruff Pinface, teinud nüüd uue kannapöörde. Jonathan Harvey, endine koomik ja enda sõnul galaktikate vaheline kosmosevõitleja, loodab kukutada Reform UK juhi Nigel Farage'i. Farage on üks tuntumaid Briti konservatiivisaid poliitikuid. Ja nüüd liitub meiega. Londonist liitub meiega Zoomi kaudu ajakirjanik ja saatejuht Benjamin Butterworth. Tere ja aitäh, et olete siin. Tere õhtust. Üks asi selle juures on see, et see kaitseb neid vihma eest, mida Ühendkuningriigis neid palju sadavat. Aga nii et kas see on, ma arvan, see on esimene kord, kui me näeme väkid. Veidrad britid üritavad leida huvitavaid viise, kuidas oma häält kuuldavaks teha. Kas Gruff Pinface on nali või muutumas tõsiseks poliitiliseks ohuks? No ma mõnikord mõtlen selle peale, ma ei tea, kas teistes riikides on sellist traditsiooni, aga vähemalt Suurbritannias on väga lihtne kandideerida valimistel. See maksab umbes 500 naela, mis on tagatisraha, mille pead maksma, et sinu nimi oleks valimissedelil. Ja nii ongi meil pikk traditsioon veidrate tegelastega. Meil on isegi midagi, mida nimetatakse Monster Raving Looney Partiks. Ja antud juhul on tegemist koomikuga, kes on pikka aega kirjutanud BBC komöödiasarju, kes nagu näha Rietab Krav Pinface'iks. Nüüd tal on mõned poliitikad, mille puhul sa küsid endalt, kas need on tõsised või mitte. Noh, see on naljakas tegelane, aga pigem teeb ta nalja süsteemi üle. Üks tema poliitikatest on, ma langetan sinu makse, aga kõigi teiste omad tõstan üles. See on selline asi, mida poliitikud ütlevad täiesti tõsiselt. Ja nii ta ongi viimastel valimistel kandideerinud. Ta kandideeris Andy Burnhami vastu, kes on Laboristliku partei poliitik ja saab ülejärgmisel esmaspäeval Suurbritannia peaministriks. Ja see ongi sageli osa Briti poliitika lõbust, teatraalsusest ja eksentriisusest. Aga mis juhtus sellel vahevalimisel Nigel Farage'i vastu, kes on Reform UK juht ehk siis konservatiividest paremal, on see, et selle valimiste tulemusena on tegemist väga tõsise poliitikuga. Mehega, kellest võib 3 aasta pärast saada peaminister. Vastamisi koomilise tegelase Gruff Pinface'iga. Räägime temast veelgi rohkem ja miks tema tead, olles Reform UK liikumise juht, miks ta loobuks oma parlamendi kohast, et kandideerida nendel valimistel vastu? Sellisele tegelasele. See on kummaline. Nii et juhtus see, et Nigel Farage'ile anti kingitus Briti krüptomiljardäärilt, kes elab Tais. 5 miljonit naela 12 kuu jooksul enne tema valimist Ühendkuningriigi parlamenti. Ta ei deklareerinud seda kingitust ja selgub, et inimene, kes selle talle andis, oli annetanud ka erakonnale. Samuti on välja tulnud, et on olnud terve rida muid rahalisi kingitusi või personali eest maksmist, sotsiaalmeedia teenuste eest maksmist, turvateenuste eest maksmist, mis on tulnud teistelt annetajatelt, otseselt Nigel Farage'ile, mida ta ei deklareerinud parlamendis. Nüüd kõik poliitiliselt seotud annetused, mis ületavad, ma arvan, et see on umbes 300 naela. Sa ametivõimudele teatama, et oleks teada, et poliitikuid ei saa ära osta ega kinni maksta ning neil ei oleks pahatahtlikke motiive, millest valijad ei tea. Nüüd alustas Ühendkuningriigi parlamendi standardite amet uurimist, kas ta on reegleid rikkunud. Ja sellel organisatsioonil on õigus korraldada valimised selle isiku jaoks, kui ta rikub reegleid piisavalt tõsiselt. Nii et selle asemel, et lasta ametil, mis kontrollib, kas ta reegleid rikub, talle karistust määrata, on Nigel Farage otsustanud teha järgmist. Selle asemel pöördus ta otse Briti avalikkuse poole ja kuulutas ise välja vahevalimised. Problem on selles, et kui ta sisuliselt ise tagasi astus, et osaleda vahevalimistel ja öelda, las valijad otsustavad, mitte eliidi võim. No ülejäänud partei ütles, ma ei kandideeri sinu vastu. See on farss. Reeglid peaksid kehtima sinu kohta samamoodi nagu kõigi teiste kohta. Ja lõpuks ongi sul tema vastas üks koomiline plügikast. Selge, sellega lõpetuseks. Aitäh sulle, Benjamin Butterworth. Suur tänu, see oli lõbus. Hästi, nagu me just rääkisime, on Briti kultuur tuntud oma omapärasuse poolest. Ja Gruff Pinface, ta ei ole ainus, kes Briti poliitikas uudiste pealkirjadesse jõuab. On meil päris palju teisi publiku lemmikuid. Nüüd on meil meelelahutuse ja kuningliku perekonna ajakirjanik Josh Rome, kes kommenteerib seda veidrust. Tere ja aitäh, et siin oled, Josh. Suur tänu, et mind kutsusite, milline teema see küll on. Ma mõtlen, et see on nagu segu natuke Star Warsist ja Monty Pythonist. Ja ma näen seda lihtsalt monitoril, kuidas need inimesed küll sellised kostüümid välja mõtlevad. Kostüümid või kuidas iganes sa seda nimetada tahad.
No nagu Benjamin ütleb, see võtab hästi kokku selle ekstsentrilisuse, millega Briti poliitikat tuntakse. Kultuurilisest vaatenurgast on see tegelikult päris kitšilik, kui järele mõelda. Ja muidugi enne, kui tuli Graf Pinface, oli seal Lord Buckethead, kes oli peaaegu nagu eelkäija, nägi välja nagu Darth Vader. See tegelane oli olemas alates 1987 aastast ja kestis kuni 2019 aastani, enne kui oomik Jonathan Harvey selle tegelaskuju üle võttis ja kandideeris Monster Raving Looney Party nimel. Meil on olnud inimesi nagu Hull Lehmatüdruk, kes kandideeris David Davisse vastu 2008 aasta vahevalimistel ja sai üle 400 hääle. Foxia Terry Marsh muutis oma nime ametliku nimevahetusega, et kandideerida kui mitte ükski neist. Taas selleks, et juhtida tähelepanu valikuvõimaluste puudumisele meie poliitikas ja anda Briti rahvale midagi, mille poolt hääletada. Mitte ükski naist. Seda on parodeeritud ka kultuuriasutustes. Ma mõtlen väga edukale ajaloolisele sarjale nimega Blackadder, kus muidugi mängis Rowan Atkinson 3. hooajas. Nad parodeerisid omamoodi Briti poliitikat, kus Poldriku tegelane kandideeris niinimetatud Sod-off partei eest. Nii et tead, see on midagi nii ekstsentrilist, et see saab juhtuda ainult Briti poliitilises süsteemis. Olgu, nüüd me näeme seda kõike. Ja siis liigume edasi kuningliku perekonna juurde ja ma mõtlen, on palju neid, kes kahtleksid prints Harry suhtes. Ma tean, et see on olnud suur uudis, aga lõpuks ikkagi ei mingit Buckinghami paleed. Meghan ja lapsed tulid küll kohale. Nad istusid koos kuningas Charlesiga, aga tead, midagi ei juhtunud prints Williamiga. Kas see sai sama palju tähelepanu kui härra Count Pinface? Absoluutselt, ma arvan, et need kaks lugu on olnud omavahel konkureerivad ja domineerinud uudiste päevakorda kogu nädala enne endise konservatiivse poliitiku Anne Widdecombe traagilist mõrva. Aga jah, kuningliku perekonnaga seotud suured uudised. Prints Harry tegi muidugi väga oodatud tagasituleku Ühendkuningriiki, et edendada Invictuse mänge. Siiski ei möödunud tema visiit printsi jaoks isiklikult probleemideta. Ta kaotas muidugi selle suure kohtuasja Associated Newspapers Daily Maili vastu koos selliste inimestega nagu Elton John ja David Furnish. Oli küsimus, kas nad peatuvad Buckinghami palees või mitte, kui ta Birminghamis oma Invictus Gamesi üritusel osales. Meghan Markle temaga ei liitunud. Aga Meghan Markle ja lapsed muidugi hiilisid sisse. Ma ütleksin, et nad hiilisid Ühendkuningriiki. Nad tulid Ühendkuningriiki peaaegu ette teatamata, kuigi ma ennustasin, et kohtumine toimub väljaspool Buckinghami paleed. Aga see pole prints Harry jaoks just kuigi hea ega ammugi mitte parim nädal olnud. Aga ma arvan, et prints Harry tänab oma õnnetähti, et Nigel Farage tegi seda, mida ta tegi. Nii et prints Harry ei domineerinud täielikult päevakorda. Ja, hästi, suur tänu, Josh Rome, nagu alati. Suur tänu, et mind kutsusite.